hommikust kõigile. Tere hommikust, Jenny. Tere hommikust, Tõnis! Rõõm näha. Kas me teeme siia algusesse natukene, teeskleme mingit esinemise ärevust või midagi niisugust veidrat ka või ma teen selle, et ma ütlen, et ma olen Tõnis ja lasen sul ennast tutvustada. Kuidas sa eelistad täna hommikul? ma ei tea, mul ei ole kunagi sellist varianti pakutud, ma isegi ei kujuta ette, mis asi see on, nii et ma hea meelega võib-olla läheks teema juurde. Ma usun, et kõik, kes meil siia on täna kogunenud ka, tahavad juba hirmsasti teada, et millest me rääkima hakkame ja siis, et mis nippe ma enda tiimist teile jagada saan. Jaa, aga tervitame siis ka publikut siitpoolt ja mina olen Tõnis, veebimajutuse kommunikatsiooni ja partnersuhete juht. Ja mina hoian täna ruumi, mina võtan teie küsimusi siit vestlusaknast, Zoomi vestlusaknast sisse. Soovitan teile võimalikult palju neid esitada, sellepärast et teema on põnev. Teadmisi on siin ruumis tohutult palju ja selle najal ise siis rikastuda, pealegi veel täitsa tasuta on väga, väga mõistlik mõte, mida võib ära kasutada. Ja nüüd on sinul siis meie tänane külaline, keda rõõmuga tervitan, Jenny Tupits, võimalus ennast tutvustada. Ja tere kõigile! Täna me räägime siis Meta reklaamkampaaniatest ja see on selles mõttes minu jaoks hästi nagu hingelähedane teema, sellepärast et Meta on ikkagi üks kanalitest, mida me enda klientide puhul ka kõige rohkem kasutame. Ja eks seal ole nagu väga arusaadavad põhjused, et me kõik teeme äri ja tahame oma investeeringule saada vastu võimalikult palju kvaliteetset tulemust, eks. Ja paraku on nii, et Meta ja Google on lihtsalt jõudnud välja töötada sellised reklaamitööriistad, sellised kanalid, mis annavad meile tulemusi paraku praegu kõige rohkem. Ma hea meelega võib-olla viiksin meediaraha Eesti kanalitesse rohkem, küll aga meie Eesti kanalid lihtsalt tänaseks ei ole välja töötanud selliseid väga rafineeritud tööriistu, kus ma päriselt näen tulemusi. Ja meie oleme tulemusturunduse agentuur ja meie jaoks on oluline see, et ükskõik, mis me teeme, siis see lõpuks lõpeb müügiga. Tänaseks ma juhin sellist agentuuri nagu 211 ja 211 tegelebki eelkõige siis e-poodidega ja B2B turundusega. Põhjus, miks me seal nišis oleme, ongi just see, et need on kaks valdkonda, kus ma päriselt saan vaadata ja näha, et kas ma toon kliendid koju ja kas ma toon näiteks B2B sektoris, kas ma toon liidid koju ja see on nii-öelda see jupp turundusest, millega ma täna tegelen. minu enda ajalugu läheb tegelikult tagasi juba ka ise korporatsioonis töötades. Ma olin Südameapteegis digiturundusspetsialist. Ehitasin seal üles erinevaid e-kanaleid, sealhulgas e-poe ja siis olin nii-öelda tellija poolel agentuuride vaatest ja enne seda ma õppisin reklaami, nii et mul on hästi klassikaline turunduse õpe või reklaamiõpe taustal tegelikult, et kuidas teha klassikalist välimeediareklaami, kuidas teha klassikalist telereklaami, kuidas teha klassikalist raadioreklaami. Ja see on väga huvitav switch, kuhu ma tänaseks olen jõudnud, mis on siis nii-öelda performance creative ehk siis millised loovlahendused, millised reklaamid töötavad digikeskkondades. Ja see on üks osa, millest me täna räägime ka, et natuke aega tagasi käisin just minu meelest see oli E-kaubandusliidu konverentsil käisingi ja seal ka üks väga tore valdkonna kolleeg mainis täpselt sama, et kui me digireklaamist aastal 2025 räägime, siis creative is the new targeting ehk siis loovlahendused on muutunud nii-öelda selleks väga tummiseks osaks meie sihtgrupi kõnetamisest. Ja kui ma nüüd lähen tagasi sinna täitsa klassikalise reklaami juurde, siis
see creative is the new targeting või creative is the targeting on alati meiega tegelikult ju olnud, et kui sa paned välimeediasse reklaami, siis kõik sõidavad sellest välimeedia reklaamist mööda ja sinu creative, sinu loovlahendus peabki seda õiget sihtgruppi kõnetama. Vot nii ja sellise sissejuhatusega me lähmegi vaatame meie tänast programmi, meie programm, ma lubasin, et me räägime 5 sammust. mulle hästi meeldib jagada teekonnad või tulemuseni jõudmine konkreetsetesse faasidesse. Niimoodi on lihtsam oma pea ümber selle keerata ja teiseks, teil on siis ka selline tore roadmap, mille najalt liikuda, et saate teha endale sellise väikese checklist'i, et kas ma tegelesin sellega, kas ma tegelesin sellega, kas ma tegelesin sellega ja siis on nii-öelda loodud kõige paremad eeldused, et su metakampaania on kvaliteetne ja tulemusi toob. okei okay. Aga enne, kui me hakkame kampaaniat looma, on teatud eeldused, mis meil on vaja täita, ehk siis eeltöö. Ja eeltöö esimene osa sellest on tracking. Ma ei tea, kui palju teil on olnud varasemaid koolitusi tracking'u osas, küll aga mina räägin selle nii-öelda baasi ära. Kui üks pool olulisest nii-öelda edust, mida me metakampaaniatega saavutada on meil võimalik, on see, et meie loovlahendused kõnetavad sihtgruppi, siis teine eeldus meie tänapäeva 2025 aastal on see, et meil on tracking tehtud korrektselt. mis see siis tähendab? See tähendab seda, et sinu kõik sündmused liiguvad kenasti veebilehelt mööda pikslit ja mööda conversion up'it edasi metasse. kohe räägime, mis asjad need endast kujutavad, mis asjad need on. Aga miks nii on? See on sellepärast, et praeguses ai kontekstis ja sellise automatiseerituse kontekstis Meta ja Google mõlemad toimivad selle najalt, et nad saavad kätte sinu veebist info, mis su veebis toimub, mis sorti inimesed su tooteid vaatavad, mis sorti inimesed lisavad tooteid ostukorvi, mis sorti inimesed ostavad. Ja nüüd, kui see info liigub metasse tagasi, siis meta algoritm hakkab vaatama, et okei, kujutame ette, et näiteks Jenny tüüpi inimesed panevad asju ostukorvi. Nüüd, kui sa oled metale öelnud, leia mulle inimesi, kes panevad tooteid ostukorvi, siis meta algoritm töötabki sellega, et ta hakkab otsima siis sarnase profiiliga inimesi, kellel on kõige suurem tõenäosus, et nad lisavad tooteid ostukorvi ja sama on ka nii-öelda liikluse tekitamisega ja sama on ka ostudega. Ehk siis metas on muutunud see nii-öelda tipp-täppis sihtimine vähem olulisemaks ja olulisemaks on muutunud see, et sa annad talle võimalikult palju datat, sest et täna masinad teevad meist palju paremaid otsuseid, kui meie kunagi võisime teha. ma arvan, et see oli mingi 5 või 10 aastat tagasi, kui ma kunagi metareklaamidega alustasin, siis oligi see nii-öelda koolitused käisid ümber selle, et kui hästi sa suutsid ära õppida selle sihtimise, et kui täpselt sa suutsid sihtida, kui täpselt sa suutsid huvisid valida, siis tänaseks jah, huvide valimine ei ole kuhugi kadunud, see on juba niisugune kõrgem pilotaaž ja mängimine, aga suur loogika, mille sees me elame, on see, et tracking ja info andmine metamootorile on number 1 edu alus või eeldus. Ja kuidas me nüüd siis seda teeme? Meil ongi 2 poolt. Üks on piksel ja seda me oleme alati teadnud. Ja nüüd teine asi, mis on võib-olla natukene vähem teada-tuntud, on Conversion API ehk siis CAPI, me nimetame seda. Ja miks see CAPI tuli meile ja mis asi see endast kujutab? See kujutab endast seda, et info liigub nii-öelda, kuna meil tuli niisugune vahva asi nagu consent mode ja inimestel ja iOS 14, kus inimestel on võimalik keelduda sellest, et meid piksliga track itakse. Ja kui inimesed keelduvad sellest, et neid piksliga track itakse või sa oma telefonist lülitad välja, et palun mitte mind track ida, siis Meta ju ei saa absoluutselt mitte mingit infot.
ja loomulikult, nii nagu turundus areneb ja digiturundus areneb, siis iga kord, kui tuleb regulatsioon, siis nutikad turundajad leiavad viisi, kuidas sellest regulatsioonist mööda minna. Ja niimoodi siis avastati nii-öelda conversion API, mis siis toetub serveripõhisele track imisele. Ehk siis sinu veebiserveri poolt liigub otse metaserverisse ikkagi info, et kes ostavad, kes on veebis, kes lisavad ostukorvi. ehk siis see on niisugune workaround, mis on tänaseks välja töötatud selleks, et sellest nii-öelda cookie'de väljalülitamisest kuidagi mööda pääseda. aga ma lasen rääkida ka nii-öelda ekspertidel sellest, et mis on mis, nii et vaatame paari videot. Kõigepealt siis, mis see piksel on? me ei vaata neid videoid lõpuni, sellepärast et ta õpetab seal ka lõpupoole väga konkreetseid nii-öelda tehnikaid, kuidas siis pikslit seadistada, aga meil on siin väga kirju seltskond kohal, ehk siis kõigil on väga erinevad platvormid, mille peale teie e-poed, mille peale teie veebid on ehitatud, ehk siis ei ole mõistlik hakata ühte nii-öelda case study läbi tegema. Meie puhul samamoodi, et kui me võtame tracking'u projekti ette, siis me tegelikult vaatame, mis teie tech stack on, ehk siis mille peale teie veebid on tehtud ja iga kord valime siis erineva viisi, kuidas tulemuseni jõuda. Rääkides sellest, panen kõikidele turundajatele südamele, et digiturunduse eelarve täna ei koosne enam sellest, et meil on ainult agentuuritöö ja meil on meediaeelarve või on siis teil nagu in-house inimeste palgad ja meediaeelarve, vaid seal peab olema ka aastas vähemalt 2 korraks jäetud eelarvet tracking'u parandamiseks. ja kui alguses teil ei ole üldse midagi tehtud, et siis selle ülesseadmiseks, sest et see nii-öelda ai ja mootorite najalt sihtimine, õigete inimeste ülesleidmine ei ole mitte kuhugi kadumas, see muutub järjest olulisemaks, see muutub järjest paremaks. täna loomulikult väike tärnike. Data ei ole puhas. Te teate oma Google Analyticsist samamoodi, et teie data ei ole puhas. Kui palju müüki te näete oma nii-öelda veebi back-end'is versus Google Analyticsis, te teate, et seal on alati nagu muutuja sees ja sama on ka metaga. Küll aga, kui me ei saa üldse profileerida neid inimesi, kes meie veebis ostusid teevad või meie veebis vajalikke tegevusi sooritavad, kui meil ei ole võimalik profileerida, siis meil ei ole võimalik leida sarnaseid inimesi ja me kaotame sellega oma efektiivsuses. nii et lähme vaatame korraks. If you're using Facebook ads and Instagram ads to send people to your website or landing pages, you have to have the Facebook pixel set up properly. Without it, your campaigns are guaranteed to fail. And in this video, I'm going to show you the quick and easy way to get the Facebook pixel set up the right way. So before I walk you through the step-by-step process of setting up the Facebook pixel, or the meta pixel as we should now call it, I'm going to quickly explain what the pixel actually is and what it does. So it's effectively a piece of code that you put on your website or landing page that allows you to track what people do after they click on your Facebook ads, Instagram ads, and come through to your website. Do they actually go ahead and purchase? Do they actually go ahead and become a lead? And that's really, really important. Firstly, because it allows you as an advertiser to assess the overall success of your campaigns, to assess the return on investment. We've spent this much money, we've generated this much in sales, or these many leads. Is that good for our business? Can we scale? Should we not? Should we stop advertising? All those really important questions you can answer with the data that you get from the pixel. You're also able to do that at a granular level as well. So you could assess different ads. For example, ad A might produce a better cost per conversion than ad B. Therefore, you want to scale ad A, you want to turn off ad B, etc., etc. But it also allows Meta to optimize your campaigns as well. And Meta's machine learning process is very, very powerful. When you set up a campaign, you select a campaign objective, you select a performance goal, and you effectively say to Meta, look, this is what I want. This is what I want the campaign to get me. I want it to get me purchases. I want it to get me leads. If the pixel isn't installed, then Meta can't, they don't know what a purchase or what a lead actually looks like. They need that data to be able to assess, this is what it looks like, therefore we can get more of those. And they can use all the various data points that they have. How many ad impressions was required for this person to go ahead and purchase? What time of day did they purchase? Is this person 42 or 38 or 26? All those little data points they can use to improve the campaign. So do not underestimate the importance of getting the pixel installed and set up properly. Without it, your campaigns are just not going to do anywhere near as well as they could do
with it installed. And it's actually relatively quick and easy to set up when you know how. So I'm going to show you exactly how we go ahead and do that right now. So I'm in an example Facebook ad account. I'm in Ads Manager. ma teen väikese kokkuvõtte ka. Kui paljudel üldse video hakkis, kas see oli nagu one-off või kõigil? No ühesõnaga, ma teen väikese kokkuvõtte. Cool, mõnedel ei hakkinud, see on hea. ma saadan need klipid ka, ma vaatan, kas ma saan, okei, ma saan siia share vajutada ja siis ma saan kopida selle vist niimoodi. vaatame, kas see töötab sellisel kujul, oota. me saame need järelhüüdekirjaga ka järgi saata, nii et muretsema ei pea. jaa. Ma just tahtsin öelda, et ma usun, et Tõnis jagab mu materjale ka, et saate kõik vajalikud jupid endale, ma neid endale ei hoia. nii et kokkuvõte on siis see, et nii nagu ma ütlesin, Pixel on siis väike ühendus su veebilehega, jupike koodi, mis sinna pannakse, mis annab siis võimaluse Metal saada kätte see info, mis sinu veebis toimub. ja tema ütles samamoodi, et meil on vaja profileerida neid inimesi, Metal on vaja saada aru, mis sorti inimesed mingeid tegevusi teevad ja see esimene osa kampaania setup'ist, ma nüüd tuletan meelde teile kõigile, see esimene osa, kui sa hakkad metareklaami seadistama, siis ongi see, et sa valid, mis on selle kampaania eesmärk. sa põhimõtteliselt ütled Metale, leia mulle neid inimesi, kui sa valid awareness'i, kes lihtsalt vaatavad, ei jõua hästi paljude inimesteni selle kampaaniaga. kui sa valid sealt engagement'i, siis sa ütled Metale, leia mulle palun neid inimesi, kes kõige rohkem engage ivad ehk siis like ivad, kommenteerivad, panevad südameid ja nii edasi selle reklaamiga või vaatavad videoid. ja siis on seal see nii-öelda traffic'u valik ja nii-öelda ka konversiooni valik. ja see on üks selline väga suur error, mida me näeme, et kui me vahel auditeerime teiste kontosid, või klientide kontosid, et hoitakse kahe käega peast kinni, et miks neid müüke ei tule, aga kui sa oled öelnud Metale, et ma tahan saada awareness'i, siis ta leiab inimesi, kes lihtsalt vaatavad ja nii lihtne see ongi. ainuke asi, mida siis meeles pidada, on see, et konversioonide maht peab olema piisavalt suur selleks, et sellele optimeerida. et alati me näiteks ei saa kohe optimeerida müükidele, sest et piisavalt palju müüke lihtsalt ei toimu sul e-poes, siis me saame optimeerida add to cart'ile. see number on tegelikult Metal teada ka, kui palju nädalas või kuus neid nii-öelda event'e peab toimuma selleks, et sellele optimeerida ja ma unustan selle kogu aeg ära, mul ei ole see peas, aga kui te guugeldate, siis te leiate selle kohe-kohe üles. vaatame teist poolt ka, nüüd räägime sellest nii-öelda kapist, ehk siis me tahtsime kahte sorti tracking ut, me tahtsime Pixli tracking ut ja me tahtsime, seda nimetatakse client side tracking ja nüüd me tahame ka nii-öelda server side tracking ehk siis me tahame serveri poolset tracking ut, mida me nimetame kapiks. Jenny, pane see ekraani jagamine ka uuesti sisse, see vahepeal läks katki. ah soo, huvitav. olemas, kuidas nüüd on? väga hea. nii, ma panen teid ka endale tagasi, et ma näeksin. Facebook ads tracking is not what it used to be. We used to get incredibly accurate data when it came to running our Facebook ads, and it's almost impossible to overstate how important accurate tracking and data is to Facebook ad results. Then iOS 14.5 came along and messed all that up. Fortunately, Meta introduced the Conversions API, which really helps, and it's something I'd recommend that all Meta advertisers do get set up. It can be quite complicated and quite technical, but in this video, I'm going to show you a really quick and easy way to get it set up. So iOS 14.5 was introduced 2.5, 3 years ago at this point, and it limited what we were able to track as Facebook advertisers, the actions people take once they left Facebook, Instagram apps when they're using iOS devices. And that impacted the accuracy of our data, which not only made it more difficult for us as Facebook advertisers to optimize our campaigns, because we can't see exactly which ads are generating which conversions and how successful they are and the return on ad spend and all that sort of stuff. It's more difficult for us to make decisions. But likewise, the same applies to Meta's machine learning process and being able to optimize the campaigns around that data. Both were negatively impacted. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? And Meta has the Conversions API to really help with
data accuracy. And it's something that all meta advertisers should set up. I'm going to show you quickly and easily how you go about actually doing that. What it does is it gives you another string to your bow effectively in terms of data gathering and adding in really important data back into your Facebook ad account that can be used for you to optimize and for Meta to optimize. You're not just reliant on the pixel data, which on iOS devices can be unreliable. And we know that other privacy rules are being introduced. We've got some stuff going on in the EU that I've made a video about, link in the description, discussing that and how that's going to affect tracking. So the conversions API is really important now. It's only going to become more important as privacy rules come into place that make it more difficult for us to track what people are doing once they click on our Facebook ads and Instagram ads. Now, to demonstrate this, I'm in an example website. Nonii. Jaa. Ja nüüd teine pool, üks pool on see, et me vaatame, et meie tracking töötab, siis teine pool on loovaudit, millest ma ka päris tihti oma koolitustel räägin. Sellepärast, et see ei ole üldse keeruline, mida teha, eriti sellises lühiformaadis, nagu mina õpetan. Küll aga kahjuks me ei tee seda väga tihti või sellest ei räägita väga palju ja enamasti see pigem on tegemata. Mida meie siis teeme vähemalt kord aastas, aga kui sul on suurem konto ja sa laed sinna palju tihemini uusi loovlahendusi üles, siis jumala eest tee seda tihemini, seda kiiremini sa saad datat. Meie näiteks tegime ühele Poola suunas tegime reklaame ja eelarved olid suured, see oli küll Google, aga seal me kasutasime ka display reklaame päris palju ja periood, kui meie hallata see oli, kokkuleppe kohaselt oli pool aastat ja me tegimegi siis sellise nii-öelda 3 kuu pealt esimese loovauditi ja siis me tegime nii-öelda 6 kuu lõppedes esimese või järgmise loovauditi, et õppidagi, et millist sorti reklaamid, millised loovlahenduse valikud annavad kõige paremaid tulemusi erinevas funneli osas. Siis kuidas ma tahan, et te seda teeksite, on see, et sa võtad oma selle Meta reklaamkonto lahti ja siis filtreerid näiteks aasta vaates selle najalt, et milline reklaam on saanud kõige rohkem ad spendi. Seal on põhjus, miks Meta on seda reklaami eelistanud, ehk siis mootor on näinud, et see reklaam toob kõige paremaid tulemusi antud kontekstis. Kui sa leiad need näiteks top 3 ülesse, tee nendest screenukad, viska endale presentatsiooni. Sama saad teha ka return on ad spendiga, filtreerid välja, millised reklaamid toovad kõige paremat return on ad spendi. Teed nendest endale screenshotid, viskad presentatsiooni. Siis vaatad CTR-i najalt. CTR annab meile siis seda indikatsiooni, et see natukene rohkem nii-öelda upper part of the funnel ehk siis üleval pool. Mida see nii-öelda eesti keeles tähendab, on see, et inimesed rohkem klikkavad selle peale, küll aga nad ei pruugi alati kõige rohkem osta sellest reklaamist. Ehk siis, kui me siit järeldame selliseid reklaame, millel on kõrge CTR, aga me ei näe väga palju ostusid näiteks sealt, sellist tüüpi reklaame me tahame kasutada teadlikkuse tõstmiseks, et inimesed jõuavad meie veebi ja mida rohkem inimesi seal üleval otsas meist üldse teavad, seda suurem ports inimesi reaalselt jõuab ostuni ka. Ehk siis meil ongi erinevad sorti reklaamid, mõnede reklaamide eesmärk ongi saada lihtsalt rohkem inimesi teadma, et meie toode ja meie e-pood üldse on olemas. Mõnede reklaamide eesmärk on siis filtreerida kõikidest nendest teadjatest välja inimesed, kes päriselt on valmis ostma. Ja siis neljandaks filtreeri välja reklaamid, millel on kõige parem engagement rate. Mis nende reklaamide point siis on? Nende point on see, et nad ehitavad sinu tarbijaga sidet. Ehk siis, miks meil see side brändiga on oluline brändi ja tarbija vahel? Sellepärast, et kui seda sidet ei ole, seda brändi eelistust ei ole, siis kliendid ostavad hinna järgi. Ja sellepärast me tahame ehitada brändi ja sellepärast me tahame ehitada seda engagementi ja seda eelistust brändi suunas. Ja kui sa oled kõik need endale presentatsiooni pannud, siis sa vaatad neile otsa ja sealt tekivad sellised nagu arusaamad, et oh wait, et huumoriga reklaamid töötavad paremini näiteks teadlikkuse jaoks, toovad meile rohkem klikke.
kõige paremini müükide jaoks toimivad näiteks reklaamid, millel on punane call to action'i nupp. Need on need järeldused, mis sa saad teha. ja miks me neid järeldusi teeme, on sellepärast, et nüüd, kui ma hakkan tellima järgmist reklaami, siis see järgmine reklaam on juba targem kui meie eelmised reklaamid. Samm 2, mis meil auditis on vaadata meie videoid ja videoid me vaatame läbi 2 erineva mõõdiku, mis on vaja eraldi set-up ida, sest Metas neid mõõdikuid praegusel kujul ei ole. Need on nii-öelda custom metrikud ehk siis sa saad need ise seadistada. Esimene on hook rate ja me teame ju kõik, kes teevad Instagram Reels'e, kõik, kes teevad TikTok'e, Youtube Shorts'e, maailma kõige olulisem asi on hook ehk siis see alguse 3 sekundit, et kas inimesed jäävad vaatama seda videot. Ja nüüd, kui sa tahad neid videoid omavahel võrrelda, siis sa saadki seadistada ära nii-öelda 3 sekundi vaatamised, jagada kõikide impression itega ehk siis kõikide video nägemistega ja saad selle mõõdiku endale seadistada ja sa saad hook rate'id teada. ja niimoodi saad filtreerida, millistel videotel on paremad hookid. Teine mõõdik, mis videote suunas on hold rate ehk siis hold rate tähendab seda, et kui meil hook alguses see on 3 sekundit on väga head, siis kas see video üldse suudab hoida neid inimesi vaatamas või ongi ainult 3 sekundit ja nägemist. ja selleks meil on selline mõõdik võimalik üles seada nagu hold rate ehk siis seal me jagame through plays, jagame impression itega. Mingi selline kommentaar, videod pidid Facebookist ära kaduma juunis, kas oskate kommenteerida? Kahjuks kohe ei leia seda Meta enda infot. Minuni ei ole seda infot jõudnud ja ma väga-väga-väga kahtlen, et videoreklaamid kuhugi on ära kadumas, et see, millest me täna räägime, on ikkagi makstud reklaamid ja ma ei, ühesõnaga, võime selle üle guugeldada, üle vaadata, aga ma väga-väga kahtlen selles. ja 3. samm, mis on loovauditi nii-öelda kokkuvõte, ongi tegevusplaan, et kui sa oled nüüd analüüsinud ära oma loovlahendused, siis ärme jäta seda analüüsi kuhugi sahtlisse, teeme sellest ikkagi tegevusplaani ka ja tegevusplaani mulle meeldib jagada 2, on kiired võidud ja on suuremad projektid, et kui sa oma kontot vaatad, siis võib-olla on kiired võidud on see, et näed, et mul oleks vaja lisada juurde mingi founder reklaam ehk siis founder reklaam, mis endast kujutab eesti keeles, on nii-öelda asutaja lugu reklaamis, mida sa räägid, et mina, kui ma teeksin oma ärile reklaami, siis ma räägiksin selles reklaamis kasvõi pilt ja natukene pikem tekst või videos, räägiksin sellest, kuidas True Eleven sündis ja mis ta on. ja siis on suuremad projektid, on sellised juba, et kus sa näed, et okei, et võib-olla meil on natukene vähem näiteks kasutatud UGC reklaame ehk user generated reklaame ehk siis, kus tavakasutajad teevad sinu tootest video ja siis sa kasutad seda reklaamis. aga kuna see on natukene nii-öelda töömahukam, sul on vaja leida see content creator, sul on vaja temaga läbirääkimisi pidada, sul on vaja filmida, monteerida, möllata, siis see kvalifitseerub natukene suurema projekti alla. nii. samm number 2, me oleme edukalt läbinud sammu number 1, läheme sammu number 2 juurde. Kuidas Metas siis toimida, et kui sul on vähegi kõrgem eelarve ja selleks meie loeme minimaalselt siis, kui sa saad seda funnelit päriselt üles ehitada, on 50 euri päev on siis miinimum. ja ideaalis on ju, et minu eesmärk alati on nagu iga suurusega brändi puhul rääkida sellest, et mis on see nii-öelda põhjatäht, kuhu suunas me tahame liikuda ja loomulikult me tuleme vajadusel sealt samm-sammult tagasi ja valime need tööriistad, mis praegu meie ärile on relevantsed. küll aga ma räägin sellest best practice'ist, mis endale alati kuklas hoida ja mõni äri ongi täna juba selle koha peal, kus me saame seda best practice'it kohe rakendada. üldiselt Metas me ehitame oma kampaaniad üles funnelis.
meil on reklaamid, mis on mõeldud teadlikkuse jaoks, meil on reklaamid, mis on mõeldud engagement'i jaoks, meil on reklaamid, mis on mõeldud liikluse jaoks ja meil on reklaamid, mis on mõeldud müükide jaoks või konversioonide jaoks. Või sealt samm tagasi liidide kogumiseks või add to cart'ide jaoks. ja kui me kampaaniat planeerime ma korraks mainin veel siia vahele, et üldiselt veel teine best practice, mille najalt me alati töötame, on selline mudel, mis siin ekraanil praegu on ja mis see mudel endast kujutab, on see, et kui sul on digiäri ehk siis su jaoks on turundus võrdub müük e-poes põhimõtteliselt või on see siis ka B2B-s näiteks liidide kogumine ja müügi ärategemine, selle kliendi kättesaamine, siis me tahame jooksutada always on reklaame. See tähendab seda, et me ei pane kunagi neid reklaame kinni, me kogu aeg toome inimesi veebi ja miks me seda teeme, ongi just sellepärast, et me kunagi ei kaotaks ära seda infot, mis metani jõuab, et kogu aeg liiguks see info metasse, et millised tegevused teie veebis toimuvad ja meta teaks, mis sorti inimesed teie veebis käivad, ostavad, lisavad ostukorvi, muutuvad liidideks, täidavad vormi ja nii edasi. Ja siis selleks, et kasvada, sinna peale siis me ehitame erikampaaniaid, on see tagasi kooli kampaania, on see jõulukampaania, on see kontakti kogumise kampaania, et see on mudel, mida võib meie rakendame oma klientidega ja võite endale ka siis nii-öelda kuklasse panna. aga rääkides funnelist, kui me siis hakkame kampaaniat planeerima, siis meie alati koostame ka meediaplaani. Ma saan aru, et see on niisugune tibatilluke teil ekraani peal, ei ole hullu midagi, ma jagan seda põhja teiega ka, aga suures plaanis kuigi ma olen siit teised kanalid praegu välja võtnud, sest me keskendume ainult metale, siis metas samamoodi saate planeerida ära, et mis tüüpi loovlahendusi teil üldse on vaja tellida. Ma olen siin ära jaganud, et metas meil on planeeritud erinevad kampaania eesmärgid, meil ongi brand awareness'i kampaania, meil on siin engagement'i kampaania rida, meil on traffic'u kampaania rida, meil on siin müügikampaania rida ja siis on ära märgitud, mis keeltes me selle kampaania teeme, kus need reklaami asset'id siis ilmuvad, et siin on näha, et newsfeed'is paremas tornis veerus ja et milliseid formaate on vaja teha. see on väga hea list just selle jaoks, et kui sa ei tööta üksi, kui sul on näiteks copywriter, sul on disainer, siis sa saad talle selle ette anda, sina kui kampaaniajuht ja näidata, et okei, need on need asjad, mida me tahame saada. ja juhul, kui sa teed seda isegi täiesti üksi, siis see on väga hea, kuidas sa nagu oma mõtteliselt ka jaotad ära sellest vaatest, et kui sa hakkad juba loovlahendusi välja mõtlema, et mida me ütleme, mida me näitame, siis sa mõtled selle peale, et awareness'i tasandil me satume kokku inimestega, kes ei tea meist mitte midagi. Sven Nuum ütleb nende kohta nii-öelda külm publik. siis engagement'i tasandil me saame kokku inimestega, kes meist natuke juba teavad, aga nad ei ole maailma kõige rohkem huvitatud ja traffic us samamoodi ja siis sa mõtled, et mis sorti loovlahendusi näiteks traffic usse panna, et seal peab olema mõni nagu hea argument, miks inimene peaks sellel reklaamil vajutama ja sinu veebi tulema vaatama. näiteks väga hästi töötavad sellised nagu blogiartiklite reklaamid just traffic'u formaadis. ja kui me lähme edasi sinna konversioonide, müükide juurde, siis müükide juures loomulikult digis, kui sa annad allahindlust, siis neid müüke tuleb palju kergemini ja see ei ole mitte kellelegi uudis selles suhtes, et ma põrkun kokku e-poodide juhtidega, kes ütlevad, et ma ei taha üldse, et mu nagu terve e-pood oleks kogu aeg allahindluste peale üles ehitatud. kahjuks me elame maailmas, kus meid on ära harjutatud ka juba tavaliste nagu kivist tehtud jaepoodidega nagu Rimi, Prisma. Nende terve äri on ju ehitatud selle peale, et täna on minu poes banaanid odavamad, täna on teises poes banaanid odavamad. ja seesama psühholoogia tegelikult kandub üle ka e-poodidesse. et kliendid ootavad sult väga head pakkumist.
mis see siis tähendab? See tähendab seda, et sa pead selle enda ärimudelisse sisse kirjutama, et ja teine asi, mis tuleb sisse kirjutada, on ka meediakulu, on ju, et kui me tahame oma tooteid müüa tavalises poes, siis me arvestame, et see pood paneb sinna, pood tahab sult saada nii palju allahindlust, et ta saaks sinna mingi 40–50% katet peale panna. Nüüd seesama mõte ju kandub edasi ka digisse. Osa sinu nii-öelda kattest võtab ära see reklaamikulu ja osa sinu kattest võtab ära see allahindlus, eks. Et see tuleb lihtsalt läbi mõelda sel hetkel, kui sa oma toote hinnastusstrateegiat teed. Nii, ja lähme ülesande number 3 juurde, selleks, et me jõuaks ühe eduka kampaaniani. Ülesanne 3 on siis nii-öelda loovlahenduste tootmine. Ja selle juures mõte, mis ma tahan teile kaasa anda, nii-öelda meta selline point praegu ja sõnum meile kui turundajatele on see, et Meta tahab saada loovlahendustest tugevat mitmekesisust ehk siis creative variety, kui te tahate guugeldada. Ja siin ongi mõned nii-öelda väljavõtted sellest, kuidas Meta seda ise näeb, et mida tema näeb, mis teeb praegu ühed reklaamid ja reklaamide variatiivsuse edukaks ja mis on piisav variatiivsus. Ehk siis meil on see maailm, kus me elame, kui me ei pea valima ühele reklaampinnale ainult ühte reklaami, vaid me saame panna ühte kampaaniasse 3-4 erinevat reklaamlahendust jooksma. Mida rohkem reklaamlahendusi meil on, seda paremaid tulemusi me saavutame. Nüüd, mis see loov variatiivsus endast kujutab? See kujutabki endast seda, et meil ei ole nii-öelda üsna sarnased, aga erinevad reklaamid. Ehk siis Meta näitab ise ka, et ma ei taha saada samas kontekstis 2 paari erinevaid tenniseid näidata. Ma tahan, et üks oleks tennisepilt ja teine oleks näiteks video. Ehk siis see variatiivsus oleks hästi suur. Meie vanasti tegime ka nii-öelda AB testimiseks, et põhimõtteliselt sama reklaam, aga ühel on näiteks punane taust ja teisel on sinine taust, ühel on tumesinine taust, ühel on helesinine taust, sest see ei ole tänapäeval enam teema või praegusel hetkel enam teema. Teema on see, et mul on üks bänner ja siis ma näiteks panen sinna juurde video. Mis me veel oleme teinud? Meil on näiteks üks pildistatud reklaam ja teine on täiesti graafiline reklaam, ehk siis seal on ainult taust ja tekst. Ja üllatus, üllatus, ma just vaatasin ühte viimast kampaaniat, mis on kohe-kohe lõppemas. Maailma kõige igavam minu meelest loovlahendus ever oligi. Taust oli helesinine ja seal peal oli lihtsalt ilusti küljendatud tekst, headline ja body copy, õigemini liittekst. Ja see oligi kõik, mis seal oli ja see töötas nii, et tuhises. Siin on veel natuke näiteid samasse suunda, on ju, et pane näiteks pilt ja pane video, siis meil on piisav variatiivsus. Teksti vaatest siin on justkui AB testitud seda, et meil on sama pilt ja samasugune plönn seal peal, aga üks on fast delivery, üks on 3 päeva delivery kirjutatud, siis see ei ole ka piisav variatiivsus, et kui sa siis näiteks isegi jätad selle taustapildi samaks, siis see, kuidas me copy't seal peal esitleme, see peab olema täiesti teistsugune. Ja võib-olla, mis on mulle silma jäänud nii-öelda Eesti brändidest, kes seda tublisti rakendavad, on siis Not Your Average Coffee. Siin on näha, kuidas on väga erinevaid loovlahendusi kampaaniasse lisatud. Samm number 4, kui meil on loovlahenduse tehtud, siis meil on vaja sinna juurde kirjutada ka saatetekstid, meie nimetame neid saatetekstideks. Metas sa näed, et selle koha peal on kirjutatud primary text. Nüüd, mis nende primaarsete tekstidega või saatetekstidega ette võtta, mida me sellest võiksime teada, mis on nii-öelda minu tiimi praktika ja mida ma tahaksin teile edasi anda. Nii.
kõigepealt tuletame meelde, mis see primary text on ju. Primary text on see, mis siin üleval kohal eksisteerib. mis selle teksti point on? tegelikult nii nagu iga reklaami nagu headline'i, olenemata sellest, et kas see tekst on nagu seal kohal saate tekstina või ta on pildi peal või pilt ise, me kõigepealt tahame nii-öelda kvalifitseerida või defineerida oma audience'i. ehk siis kuidas me kvalifitseerime, et kas see inimene on meie jaoks relevantne klient või ei ole, on väga lihtsad paar nii-öelda taktikat. üks taktika on otsekõnetus, et kui sul on reklaam ettevõtjatele, siis on ettevõtja ja siis punkt, sealt hakkab reklaamtekst läheb edasi. või koolilõpetaja, siin on sulle ta-ta-ta-ta-ta. Teine viis, kuidas kvalifitseerida oma audientsi, on ka nii-öelda probleemi püstitamine ehk siis kas su nahk on kuiv ja allergiline ja siis sa pakud talle lahenduse. et primaarne tekst või see saatetekst, seal on väga hea variant, väga hea koht, kus oma klientuuri kvalifitseerida. ja miks me tahame oma nii-öelda audientsi kvalifitseerida, on see, et me ei taha ju tuua lihtsalt random rahvast oma veebi. iga inimese toomine oma veebi on meile kulu ja me tahame, et meie veebi tuleksid ainult need inimesed, kes on kõige relevantsemad. ja see reklaamteksti koht samamoodi kvalifitseerib, samamoodi nagu see reklaam, mida sa kasutad, kvalifitseerib. nii mis on veel, mida teha? täna, kui sa laed oma loovlahenduse ülesse, siis sul on seal väga mitu erinevat nii-öelda lahtreid, kuhu sa saad reklaamtekste panna. ja meie soovitus on see, et kasuta need kõik ära. kasuta nii palju ruumi ära, kui seal vähegi võimalik on. ja mis veel, on see, et kasuta nii lühikese formaadi tekste kui pika formaadi tekste. kohe vaatame, mis need endast kujutavad. ja kui sa lähed nüüd siis nii-öelda pikka saateteksti kasutama, siis ole kindel, et kõik, mis on oluline, on öeldud esimese 2 rea sees. just sellepärast, et näiteks eriti Instagramis sul see kogu alumine osa läheb kaduma, nii et kui sa peaksid sooduskoodi panema sinna pärast seda, kui sa pead klikkama see more, siis Instagramis see on üldse väga-väga ebamugav. nii et kõik, mida sul on väga oluline öelda, tee kindlaks, et see on kohe kõige alguses öeldud. mis on veel erinevad formaadid, et kui ei ole üldse nii-öelda ideed, et mida teha, siis me võime rääkida reklaamtekstide kontekstis erinevatest formaatidest, et mida siis sinna üles ikkagi kirjutada, mida sinna saateteksti kirjutada. ja siin on mõned nii-öelda mõttepromptid teile, kust võiks hakata mõtlema, et kas seda saaks rakendada antud kampaania pakkumise puhul. esimene formaat on testimonial reklaamtekst. ja see näide, ma tean, et tekst on kindlasti tilluke, aga siin on näiteks Lumi reklaam näha, et Lumi on pannud oma reklaampildi selliselt, nagu on pannud, aga oma kliendi testimoniali ehk siis kliendi tagasiside on ta pannud sinna ülesse saate teksti. see on asi, mida te võite proovida. siis teine formaat, mida te võite proovida, see on niisugune keskmise pikkusega reklaamteksti formaat, on bullet point stiilis reklaamtekst. ja siin on näidukas näiteks see keskmine, et on esimene oluline headline öeldud, esimene oluline tekst ja siis on toodud bullet point idena välja näiteks kas müügiargumendid, miks see toode on hea. Kolmas reklaamformaat, mida võite ka katsetada, on statistikat sisaldav reklaamtekst. sellele ma ei leidnud praegu väga head nii-öelda näidet, küll aga siin on kolmas formaat või kolmas pilt siin kõrval, kõige parempoolsem, on üks meie enda toodetud reklaamidest ja see statistikat sisaldav reklaam ka pildina on väga hästi toimiv performance creative formaat ehk siis tulemusi toov reklaamformaat. me kasutame seda nii Google'is, aga me kasutame seda ka Metas.
et siin saate mõelda, et seda statistikat võite kasutada ka seal üleval saate tekstis, aga täitsa okei on teha ka täiesti kogu loov lahendus selle peale, et kasutate statistikat. selles on midagi, mis praegu kuidagi tarbijatele toimib väga hästi, et me ei ole, see bränd ei ole ainuke, kelle jaoks on väga hästi toiminud loov formaat. nii et võite vaadata, et milliseid statistikaid te saate välja tuua. meie nimetame seda suurte numbrite reklaamiks, et saate nii-öelda ideed kopeerida ja vaadata, et kas see teie jaoks rakenduks. Viimane või eelviimane on meil siis asutajalooga reklaamtekst. see oleks ka selline, vaatame, noh, siin ei ole praegu hästi näha, aga noh, pikema formaadi reklaamtekst. ma tean, et Gracefit kasutas vähemalt vanasti väga palju sellist pikka, ta näeb välja isegi nagu niisugune minipäevik. aga see sobib teatud tarbijale, eriti nendele, kes tahavad usaldust alles luua selle brändi suunas, nad tahavad rohkem teada saada ja Founder Ad on väga hea formaat, kuidas tullagi, mitte kasutadagi näiteks just siis, kui sa lähed ka uuele turule ja sa oled mitte keegi seal, keegi ei tunne sind, keegi ei tea sind ja sul on alles vaja brändi usaldust üles ehitada, siis läbi nii-öelda asutajaloo seda teha on üks väga mõjus lahendus. ja viimane on väga-väga klassikaline, ongi probleem ja lahendus. et ma korraks vaatan, kas mul on siin mõni hea näide ka selleks. ja siin Not Your Average on teinud reklaami, et kas kohvi joomine tekitab peavalu või ärevust, siis nemad ongi nii-öelda tackle ivad seda probleemi reklaamtekstis, saate tekstis ja lahenduse pakuvad siis selle reklaampildiga ehk siis oma tootega. ja see on nüüd maailma kõige klassikalisem viis, kuidas reklaami teha, nii-öelda reklaamiteaduses või reklaamiteoorias ja täpselt see, mida meile reklaamimagoloogias õpetati ka, et reklaam on see, kui reklaamis on probleem ja esitatud ka lahendus. nii et see on nii-öelda kõige suurem klassika ja miks see nii on ju sellepärast, et inimesed ei osta nalja pärast neid tooteid. Nad ostavad selleks, et alati midagi saada. Nad tahavad saada kas oma probleemile lahendust, nii-öelda tarbimistooted, konsuumertooted või siis nad tahavad tõsta enda enesetunnet, enda staatust, enda ego. ja seda kõike me teeme just siis nii-öelda bränditoodetega, kus me tahame tunda mingit tunnet ja sealt me lähme sinna brändimaailma, brändireklaami maailma, kus nii väga nii-öelda probleemi lahendust enam ei ole, küll aga me müüme seda tunnet. ja sellega me oleme jõudnud sammuni number 5, mis on loogiline jätk sellele nii-öelda creative variety või loov mitmekesisusele, millest me rääkisime eelnevas punktis. et üks viis, kuidas videoid endale saada, on tellida neid ja me nimetame neid niimoodi peenelt UGC-ks, aga laiendatult on see siis user generated content ja eesti keeles kasutajate loodud sisu. ja mis see endast kujutab, siin on mõned näited ka. About tired, dull, puffy eyes, dark circles. Hi, my name is Michelle. I've tried and studied a wide range of products in the beauty space, and I'm here to help you be the best version of yourself by telling you what actually works. So here are some tips to refresh, deep puff, and brighten tired eyes. Make sure you bookmark this video so that you can try these tips. 1. So today, there's a new must-have in my world. It's from Moon Magic. They make authentic jewelry blended with meaning. Now I'm totally boss ready. I'm always here for my friends with my chai latte, and for date night, I match it with my flow ring and Stardust band. These pieces are so easy to style, but honestly, they just really brighten my mood. Yeah. ja see kõik näeb nagu kaugelt vaadates easy breezy välja, et väga hea. ma leian endale sobiva content creator'i, kes oskab videoid teha, ta annab mulle klipi ja ma panen selle laivi ja kõik on suurepärane. päris elus need asjad nii lihtsalt ei lähe ja ma tahan, et
teil oleksid nii-öelda need töövahendid, et tellida endale võimalikult edukas materjal, millega sa saad võimalikult edukalt müüki teha. ja see kõik algab pihta briifimisest. me teame, et me briifime, on ju, agentuure, aga briifida tuleb meil ka siis nii-öelda meie koostööpartnereid, kellega me klippe filmime. meie üldiselt teeme niimoodi, et me laseme toota toormaterjali ja me monteerime ise just sellepärast, et see montaaži osa määrab nii palju sellest, et kas meie klippi üldse vaadatakse või mitte. ehk siis klipis on see hukk, et see hukk oleks tugev, et see montaaž oleks tempokas ja kiire ja hoiaks inimest selle klipi küljes, siis me võtame selle nii-öelda vastutuse endale. küll aga pole üldse hullu. kui sa tahad teha selle terve klipiga content creator'iga koos, täiesti fine, aga seda paremini sa pead teda briifima ja siis arvestame, et sa võtad ikkagi riski selles mõttes ja see on okei. me turunduses kogu aeg võtame riske ja kunagi me ei tea lõpptulemust ette. me alati nagu teeme oma parimat täna, et lõpptulemus tuleks võimalikult hea ja turvaline, küll aga sinna alati jäävad muutujad sisse ja see on okei. mis me sinna briifi peame siis kirjutama? ma annan teile pärast kaasa selle nii-öelda dokumendi ka, mis on briifi põhjatemplate ja siis saate seda tulevikus kasutada. kõigepealt anna talle kampaaniast ülevaade. meil on väga tublisid ja toredaid ja tarku ja kogenuid sisuloojaid, et meie tegime ühe brändiga koostööd päris palju Liisa-Maria Connoriga ja väga äge, nutikas naisterahvas, oskab väga turunduslikult mõelda. ma oleksin teinud liiga nii brändile kui sellele kampaaniale kui temale endale, kui ma ei oleks andnud talle konteksti, et millest see kampaania üldse alguse sai, mis on see ärieesmärk, miks me seda kõike üldse teeme. ehk siis anna kampaaniast ülevaade. teiseks anna brändist ülevaade, et mis on selle brändi väärtused, miks see bränd sündis, kuidas ta eristub kõikidest teistest. see on see, kuidas siis sellel content creator'il hakkab tekkima ka tunnetus, et nagu miks see bränd üldse eksisteerib, et tema ise, kes saaks ka uskuda sellesse brändi, siis tulevad ka paremad tulemused. kolmas on logistika tähtajad ja see on väga-väga oluline, et mis hetkel, tavaliselt on ju sul mingi toode, mis sul on vaja talle saata, mis hetkel see toode temani jõuab, kuidas sa selle talle saadad, kas see tuleb kulleriga, kas see läheb pakiautomaati, mis sellest tootest pärast saab, kas see toode jääb talle, kas ta peab selle tagastama. Siis tähtajad, millal tal on võimalik üldse filmida, millal siis, kas ta annab nagu musta materjali üle või kui ta monteerib ise, siis kas see montaaž, esimene versioon sellest, millal see tuleb, et nendes tähtaegades väga selgelt kokku leppida. ja nüüd ma panen teile hingele, et jah, me elame väga kiires maailmas ja noh, näiteks e-poed ka, noh, ma tean, kui kiiresti te otsustate oma kampaaniaid ja kui kiiresti neid on vaja toota, siis content creator itel tihti on ikkagi see kalender suhteliselt ju täis. ühelt poolt nad on tavaliselt, neil on ka tavatöö, mida nad teevad, ehk siis nad ei saa päev läbi lihtsalt filmida. teisalt on see, et teised brändid tahavad nendega koostööd teha. me oleme ikkagi väikeses riigis, kus on vähe käputäis väga häid content creator'id. loomulikult, kui sa leiad nagu uue tõusva tähe või uue ägeda videograafi, siis need asjad võivad väga hästi kokku langeda ja sa saad asju, oma tooteid, oma või noh, videotooteid väga kiiresti kätte. aga me ei saa selle peale jääda lootma ja sellepärast ma soovitan isegi nendele brändidele, kes ütleme, et ongi näiteks e-poed nagu jaesektoris, kus nagu konkurents on nii tihe ja kõik soodushinnad avalikustatakse võib-olla või nagu kampaania pakkumised avalikustatakse võib-olla 1,5 nädalat ette, siis teha content creator itega selline aastane koostöölepe juba ära ette. et me teame, et veebruaris tuleb mingi kampaania, me lihtsalt ei tea, millest veel. me teame, et mais tuleb mingi kampaania, me lihtsalt ei tea, millest veel, et ta broneeriks endale näiteks mingid nädalavahetused juba ette ära, et sa tead, et sel ajal sina tead ja tema teab, et sa saadad talle tooted ja siis te teete koostöös ühe video. asi, millest unustatakse tihti rääkida,
on kasutusõigused, et kui kaua seda klippi tohib kasutada. Ja kas seda klippi sa võid kasutada ainult metareklaamides, kas seda klippi sa tohid kasutada, ma ei tea, võib-olla teed ka landscape formaadi nagu Youtube'is. Kas seda klippi sa tohid kasutada 2 kuud? Kas seda klippi sa tohid kasutada aasta pärast uuesti? kui selles klipis on näiteks ka lapsed, siis on vaja eritingimustes kokku leppida, allkirjastada, et see on okei, et lapsed on seal. et kõik need osad, mida ma olen näinud, on see, et noh, influencer marketing on väga kaua meiega olnud tänaseks, eks. et isegi kui palutakse influenceril teha meie tootest video ja siis postitada iseenda kontole, siis kui kaua see seal kontol üleval on, millal nad selle kinni panevad või ära kustutavad või arhiveerivad, kui kauaks story'd, kas need story'd pannakse highlight idesse ja kui kauaks need sinna highlight idesse jäävad, kõikides nendes asjades tuleb ette kokku leppida. ja ka selles, et kui te näiteks kaalute, et võib-olla aasta pärast on uuesti kampaania kordus ja me tahaksime sama klippi kasutada, mis on mõistlik eelarve kasutamine, eks ju, siis panetegi selle klausli, et juhul, kui me kasutame, kui kampaania läheb kordusesse aasta pärast, et siis me lepime lisakompensatsioonis sinuga kokku. filmimise kriteeriumid. mina olen sellega alt läinud ja mu tiim on sellega alt läinud isegi siis, kui content creator, sisulooja on kuidagi nagu juba üsna kogenud, tal on oma päris adekvaatne konto, adekvaatne arv jälgijaid ja siis me tellime talt klipi oma brändile ja siis see päev ta kuidagi ei viitsi, ma ei tea, juukseid kammida, ta väga ei viitsi vaadata, mis ta endale selga paneb, siis see tuli küll nagu sihuke latakas otsa ette, et tegelikult on hea klipp, hea content, aga nagu sa oleks võinud nagu veits pingutada, et selline esinduslik välja näha ka seal klipis, eks. et need asjad ka kriteeriumitesse kirja panna. no näiteks kasvõi selline väike asi, et ära tule kunagi nii-öelda videovõttele triibulise pluusiga, onju, et triibulised pluusid hakkavad värelema. ja pildistamisel samamoodi. kuidas su valgustatud peab olema, et kas sa tahadki, et näiteks, et see on päevavalguses tehtud akna all, et oleks hea valgustus, kõik sellised asjad sinna võiks kirja panna. taust, et taustal ei ole, ma ei tea, segamini magamistuba või muu selline. ja siis meil on shot list, kuna meie monteerime ise kokku ja me tihti isegi ei tea, kus kohas see golden nugget võib asetseda, et milline nendest klippidest kõige parem tuleb. me küll kirjutame stsenaariumi ette, aga me laseme teha lisakaadreid alati, et pärast ei oleks see, et nagu oh, siia nii hästi sobiks see kaader, aga me ei filminud seda üles. ja siis me anname ette sellise nagu generaalse shortlist'i, mis on enam-vähem templiit, mida me alati endale küsime. ja ka siis, kui ta monteerib ise kokku, siis see on ju noh, kui ta nagunii filmib, siis ta võiks teha need lisakaadrid ka sinna juurde ja lihtsalt anda see materjal ka üle. esimene on hook ehk siis me rääkisime sellest, et iga klipp peab algama millegagi, mis on justkui clickbait ehk siis midagi, mis seal kaadris toimub, mis on väga-väga huvitav. kõik, kes teevad TikToki, Instagram Reels'e, teavad, et hook on praegu ehk see konks ehk see algus on see nii-öelda suur jumal, mille suunas me kummerdame, sest et kui hook on halb, siis see klipp ei tööta. hook võib olla visuaalne ehk siis kaadris juhtub midagi, mingi plahvatus, ma ei tea, keegi vaatab riideid, ma ei tea, midagi langeb maha, klaas läheb katki. hook võib olla sõnaline, et kujutage ette. kas sa teadsid? kõik sellised nii-öelda kaastõmbavad sõnalised hookid. ja tavaliselt me palumegi content creator'il 3 erinevat hooki salvestada, me anname talle ka ette nii-öelda, et mis suunas need hookid võiksid olla. et kuna see on nii oluline osa, siis selles osas me nii-öelda loovjuhime teda. siis on unboxing ehk siis kui su toode tuleb ilusas karbis, siis see avamine on alati väga huvitav osa ja sellest saab võib-olla täiesti eraldi reklaami teha pärast. tootekaadrid, et ei ununeks ära. vahel juhtub ka nii, et tellid selle klipi ja kõik on hästi vahva ja siis kogu see tegevus toimub, voice over toimub, kõik asjad juhtuvad, aga mis on ära unustatud?
toodet lähedalt ei näidatagi. ehk siis tootekaadrid lähedalt ka kindlasti, mis see toode on üldse, mida me reklaamime, on ju. Siis on call to action ehk siis klipp lõpeb üleskutsega minna näiteks veebi, proovida toodet, laadida sooduskood alla või laadida mingi e-raamat alla, mis iganes see call to action on, et neid call to action eid võiks ka üles filmida selline 3 tükki vähemalt, et sul jääks valik, et kuidas neid kokku lõigata. Siis toote kasutamine, et mitte unustada ära, et juhul, kui ongi näiteks sul on viltpliiatseid müüd, et siis me ei näitaks ainult karpi, vaid me päriselt näitame, mis nende viltpliiatsitega tehaksegi, et joonistad nendega, värvid nendega. meie tegime näiteks UGC klipi sellest, et meie klient oli Crayola, kellel on maha pestavad vildikad, siis me lasime content creator'i lastel värvida terve valge seina vildikatega ära ja siis näitasime neid tooteid lähedalt ja siis lasime siis ka nii-öelda sellele emmel selle seina päriselt puhtaks pesta ja näidata siis, et pärast on puhas. mis toob meid selle viimase punktini ehk siis enne ja pärast, et kui toode loob mingit muutust, et siis on väga hea näidata, et enne oli sein täisjoonistatud, pärast on sein uuesti valge. ehk siis me oleme jõudnud grande finaalini. meil on 5 sammu, enne kui me saame selle kampaania üldse laivi ja käivitatud. ehk siis me teeme oma tracking'u korda ja loovauditi, see on eeltöö ja kõige alus. siis me tekitame endale meediaplaani, kasvõi iseenda jaoks, et me teame, et mingid reklaamid on mõeldud teadlikkuse jaoks, mingid reklaamid on mõeldud engagement'i jaoks, mingid reklaamid on mõeldud traffic'u jaoks, mingid reklaamid on mõeldud selleks, et päriselt inimesed ostaksid. me hoiame meeles, et Meta praegu tahab loovlahendustest mitmekesisust ja see mitmekesisus ei tähenda seda, et ma vahetan taustavärvi. mitmekesisus ei tähenda seda, et ma vahetan pealkirja teksti. see mitmekesisus tähendabki seda, et meil on täiesti formaadi erisus, et meil on kontrast tugevalt. Siis meil on reklaamtekstid ehk siis reklaamtekstides me rääkisime läbi erinevate aspektide, et kui ei tule üldse mingit mõtet, mida sinna kirjutada, siis meil oli mõned erinevad nii-öelda promptid, mida te saate kasutada ja mõelda, et kas selles suunas võiks midagi oma reklaamtekstina kirjutada ja kindlasti kasuta ära siis kogu see maht, see ruum, mis sulle Meta poolt on antud, et ta saaks jällegi masinõppega valida need kõige paremini toimivad tekstid ja näidata neid. ja viimaseks UGC klipid, täna meil sellised videod, reklaamvideod ei ole kuhugi kadumas, TikToki kampaaniad, TikToki reklaamid on ka Eesti turule avatud, seda enam ei ole nii-öelda videoreklaamid kuhugi kadumas, nüüd on teie jaoks väljakutse see, et te saate olla loovjuhid ja loovjuhina tellida oma videograafilt või siis content creator'ilt see klipp, mis päriselt teenib sinu äri huve. ja sellega me oleme meie tänase programmi ammendanud suur-suur aitäh, te olete nii tublisti kuulamas siin Vanemisi kommentaari, mis toimub. ja ma arvan, et nüüd me vist avamegi Tõnisega selle küsimuste vooru. jaa, me oleme selleks rohkem kui valmis. kas sa tahad selle kontaktislaidi jätta siia nüüd veel ette või saavad inimesed sind ka suures pildis suures vaadata? pildis absoluutselt. ma arvan, et te leiate mind igatpidi alati ülesse ja kui ei just, leia, siis kirjutate Tõnisele. just, kindlasti leiavad ka. Ma võtan mõned küsimused siit järjest ette, mis on vahepeal kogunenud, palju neid ei ole, seega kui Mhm. mingisugused küsimused on, siis praegu on nende käsitlemiseks ideaalne võimalus saada Jenny tähelepanu ja pange need siis siia Zoomi vestlusaknasse juba hakkama. Andres küsis ühel hetkel, et teadupärast toimuvad oktoobris kohalike omavalitsuste valimised ja tema küsimus on siis see, et kas sa oled ka erakondade kampaaniatega kokku puutunud ja oskad siis võib-olla selle osas mingisuguseid kommentaare või nõuandeid isegi anda? ei, me täna ei teeninda poliitikat, sigarette, kasiinosid.
et see on lihtsalt valdkond, kuhu me ei liigu praegu, küll aga ma hoopis toon teile huvitava näite, millega turundajatena arvestada. Mina olen teinud kampaaniat, noh, nii või naa, ega me keegi turundajatena ei pääse sellest, et teha kampaaniaid samal ajal, kui toimuvad valimised, ehk siis terve internet ja kõik muu on erinevates värvides juba ära värvitud, on roheliseks ja on kollaseks ja on siniseks ja nii edasi, eks, ja punaseks. Nüüd minul oli aastal 2021 oli see vist sügisel oli klient, kelle brändivärvid olid kelle brändivärv oli roheline, nagu põhibrändivärv oli roheline ja siis see oligi täpselt see nii-öelda creative challenge'i koht, kus sa pead arvestama sellega, et okei, fine, me Keskerakond ei taha olla, me ajame täiesti hoopis teist asja ja nüüd sa pead CVI-st leidma alternatiivsed värvid, mis ei ole mitte ühegi erakonna värvi selleks, et vastasel juhul inimeste pead on praegu nii sellel lainel, et roheline võrdub erakond, kollane võrdub erakond. Ja niimoodi me läksimegi, me kaevasime selle CVI läbi ja leidsime sealt lilla, et selles kogu möllus üldse välja paista. Teine asi, mille peale siis mõelda, planeerige eelarvet, kuna Meta ja Google on oksjon, siis kui keegi hakkab väga palju reklaampinda ostma Eesti suunas, siis obviously oksjoni hinnad lähevad üles, ehk siis reklaamihinnad lähevad üles. Sellega me oleme muidu harjunud jõulude paiku, on ju, et jõuludel on kampaaniahinnad kallimad, aga nüüd arvestage, et valimiste ajal on samamoodi. Ehk siis kaks asja, vaadake, kas teie CVI-s on olemas värv, mida te saate kasutada, mis eristuks ja ei oleks kuidagi kooskõlas ühegi erakonna värviga ja teine asi, planeerige sinna siis eelarve, siis teades, et meie oksjonitel on hinnad kõrgemal. aitäh sulle selle vastuse eest. Krista küsib, et mida on täna mõistlik kasutada sihtimiseks, kas Advantage plussi või retargeting'i neile, kes on tema veebi juba külastanud ja mis toimub siis tänasel hetkel kõige paremini? Oh, see on nii tehniline küsimus, kus me lähme valikuid tegema ikkagi brändist lähtudes, ehk siis siin ei ole sellist haamriga vastust, et selle koha peal ma jään vastuse võlgu. Et Advantage plussi me kasutame ise, nii-öelda klassikalist retargetingi me kasutame ka ise, aga see on juba nagu täiesti nagu meediastrateegi levelil, kus ta vaatab sinu kontot, ta vaatab sinu eelarveid, ta vaatab sinu äri, ta vaatab sinu sihtgruppi ja teeb sulle parima valiku, pluss nagu kui sa ei tea, siis testi, vaata, mis toob paremaid tulemusi ja siis mine selle pealt edasi, et me elamegi selles ajastus, kus me saame iga asja kohta kohe tagasisidet, et me ei pea kõike ära ette arvama. Me saame vaadata, mis sinu ärile parasjagu töötab. väga hea. Reelika küsib, et karussellid versus videod, et tema jaoks, tema kogemusel on karussellreklaam paremini toiminud, kuidas sina seda oma kogemuse najal kommenteerid? Tuleme tagasi selle juurde, et creative diversity ehk siis kasuta mõlemat. Ma toon näiteid ka konkreetsetest kampaaniatest, et üldiselt me oleme alati näinud, et ongi kas karussellreklaamid või kataloogreklaamid toovad kõige rohkem müüke ja siis videoid me oleme enamasti kasutanud just selles engagement faasis, et kus me inimestele tutvustame alles seda brändi. Küll aga meil on olnud kampaaniaid, kus me oleme tegelikult mix and match inud, et me oleme kasutanud videot ka selles nii-öelda konversiooni faasis ja me oleme kasutanud kataloogi nii-öelda ka engagement faasis, nii-öelda pannud just selleks, et tekitadagi nii-öelda erinevat creative diversity, et pannud erinevaid formaate erinevatesse etappidesse täiesti. Ja üllatus, ükskord meie kõikide parimate praktikate vastu, kui alati oli toonudki kas kataloog või karussellreklaam rohkem müüke, siis ükskord tõi video rohkem müüke. Ja sellega ma tulen tagasi meie eelmise küsimuse juurde, et ma võin jagada teile nagu nii-öelda parimaid praktikaid, mis umbes 80% kordadest toimib. Ja siis on ikkagi see 20%, kus on nagu mingi oh wait, aga seekord läks nii. Seega, mis on see järeldus, mis me siit teeme, on see, et creative diversity, lisa, kui sul on seda võimekust, lisa nii karusselle, nii katalooge, nii videoid ja siis saad päriselt teada, mida Meta täna siis selles sihtgrupis selle väärtuspakkumisega selles kontekstis kõige rohkem eelistab. aitäh!
Janar küsib, et kust kohast leida siis UGC ehk kasutajate loodud sisuloojad ehk kust leida sisuloojaid. mm. -hmm. See on alati sihuke valulik protsess natukene. meie teeme vähemalt Eesti suunas seda suhteliselt käsitsi ja mis see tähendab, ongi see, et sa hakkad oma kontekstis endale selgeks tegema, et millised content creator'id üldse on. sa vaatad, kuidas see nagu Instagramis sihuke nii-öelda taustauuring käib, ongi see, et sa vaatad, milliseid brände, kas sinu sarnaseid brände jälgivad mingid content creator'id juba, siis sa vaatad nende kontode otsa, et kas nemad võiksid sobida, kui nad on näiteks liiga suured, liiga kallid, siis sa vaatad, kes on veel järgmised kontod, kes seda content creator'it jälgivad ja vaatad sealt edasi, et kes omavahel nii-öelda suhtlevad, kes like ivad, kes jälgivad ja selle kaudu sa nii-öelda hakkad vaikselt seda pilti endale selgeks tegema, et kes see sobiv content creator võiks olla. me oleme varasemalt kasutanud ka Promotit. me ei ole väga häid tulemusi saanud, et me ei ole suutnud väga kiirendada seda protsessi, et Eestis on see ikkagi nagu see, et kui sa oled äri mingis sektoris, siis parem tee endale selgeks nagu oma jälgijad ja oma nii-öelda content creator'id ja oma brändi fännid, võib-olla sinu enda nii-öelda ostjate, toote ostjate seas on juba inimesi, kes võiksid sinuga koostööd teha. et see on meie kogemus olnud, et me enamasti oleme jah, klientidega võtnud ise nende nii-öelda kliendibaasi lahti, et kes täna juba teie tooteid tarbivad, mõtle, nad on juba su fännid ja siis teinud neile ettepaneku, et võiksime koostööd teha. aitäh sulle. Kätlin küsib, et kas sinu käest, Jenny, saab ka olemasolevatele kampaaniatele auditit tellida ja soovitusi, kuidas edasi paremini teha? ja minu tiim teeb küll, et mina teen siis seda nii-öelda auditi poolt, siis tracking'u ekspert vaatab su tracking'u üle ja siis digimeedia nii-öelda spetsialist, ekspert vaatab su seadistused üle ja siis me saame sulle teha sellise nii-öelda checklist'i, et kuidas sul läheb ja mida sul on võimalik parandada ja siis panna sinna ka tärnid juurde, et mis on prioriteetsemad, mis on vähem prioriteetsemad, et ega see teekond ja perfektsuseni me ei jõua kunagi, see on nagu veebi optimeerimises ka, et sul on list tegevusi kogu aeg ees ja sa prioritiseerid, et mis on nii-öelda kõige-kõige akuutsem, kõige kriitilisem ja kus tõenäoliselt saad selle kõige kiirema nii-öelda paranduse oma kontole ja siis sealt edasi saab vaadata. väga hea. Ulvi küsib, et kui pikalt on mõistlik tasulist reklaami oksutada, kui alles alustada metareklaamidega ja vahendeid on väga vähe. kui palju päevas rahareklaami alla panna? no me ütleme, et ühe kampaania peale minimaalselt 10 € päevas. et aga kui sa ehitad terve funnel'i on ju, et sul on nagu teadlikkus, engagement, traffic, conversion, siis keskeltläbi tuleb seal mingi 4-5 kampaaniat ehk siis igaüks 10 € ehk siis minimaalselt 50 €. et see on nagu see, kuni sa teed best practice'it. aga jah, kõik oleneb su eesmärgist, mida sa tahad saavutada. ja selle koha peal ma küll ütlen, et jah, see reklaamimaailm on julm, ega siin tulebki teha valikuid, et mis on üldse sinu äri skaleeritavus. kui su äri on väga skaleeritav, siis metareklaamid on väga hea vahend sulle. kui su äri sihtgrupp on tegelikult väga väike, siis selle full funnel'i ülesehitamine ei olegi pointi seal, et siis sa pead mõtlema, et kas ma saan seda metatööriista kasutada kuidagi teistmoodi enda jaoks ära. et seal on jah, see kõige hullem asi, mida teha, on rakendada valele ärile mõeldud praktikaid vales kontekstis. Google Adsiga samamoodi võib saavutada megatulemusi, aga kui sa kasutad nagu, ma ei tea, Saksamaa jaoks mõeldud või USA jaoks mõeldud praktikaid mõne Eesti väikese keskmise suurusega ettevõtte peal, siis sa lihtsalt raiskad ressursse. ja see oli viga, mida mina kunagi tegin, kui ma alustasin digiturundusega. nullist hakkasin üldse õppima, et mis see üldse tähendab, tulin otse ülikoolist ja siis, et okei, digiturundus oli mingi suur buum, mingis suunas hakkas kasvama.
ja siis võtsin John Loomeri ette, kes on kõva sõna, on ju, metareklaamides ja käisin mööda tema koolitusi, kuniks ma siis sain aru, et need taktikad, mida ta kasutab USA ettevõtete peal, ei ole rakendatavad Eestis. ja ma arvan, et see, kuidas sa valideerid oma väga hea digimeedia spetsialisti, ongi see, et kui ta oskab aru saada, et mis on best practice nii-öelda, mida metatööriistadega on võimalik teha, kõiki asju, mida on võimalik teha ja ta oskab sealt valida need õiged 3 taktikat, mis on antud kontekstis sinu turu suuruse jaoks mõistlik lahendus. aitäh sulle. David küsib, et kui reklaami eelarve on 50 eurot päevas, et teha siis best practice funneleid, et kui palju on ühe agentuuri nii-öelda kuu palgaraha eelarve sellisel juhul, see on kuidagi huvitavalt spetsiifiline küsimus ja ma ei oska seda rõhuasetust siin isegi praegu juhtida, ma aga saan võib-olla aru sina sellest oskad. küsimusest. Põhimõtteliselt, noh, mis see on reklaami point, on ju, reklaamid peavad skaleerima seda tööd, mis on juba tehtud. ehk siis noh, kui meie mõtleme nagu oma klientide teenindamise peale, siis seal ongi väga õige on mõelda selle balansi peale, et kui palju sa kulutad raha nii-öelda reklaami asset'ite ja tootmise peale, selle kampaaniate haldamise peale versus kui palju sa meediaga seda skaleerid, on ju. et kui su meediaeelarve on suur, siis sa võid tootmises kasutada ka rohkem eelarvet. küll aga, mis on nagu valus koht selle juures, on see, et Eesti inimeste, Eesti inimesed ongi väga kallid inimesed, on ju, meil on vähe, meil on pigem nagu head, okeid palgad siin, sest me kõik tahame hästi elada, siis vahel nagu on nii kerge minema düsbalanssi see, et nii-öelda tootmine läheb nii kalliks maksma, aga seda meediaeelarvet, kuidas seda tootmist siis skaleerida, et seda ühte reklaami, mis me välja töötasime, skaleerida nagu paljude inimesteni, seda on nagu keeruline saavutada, sest piirid tulevad ette. et aga samas nagu töö on ikka sama, et ühe reklaami väljatöötamine, seal on loovstrateegia, seal on key visual'i väljatöötamine, seal on meediastrateegia, need asjad, et sa ei saa nagu minimeerida seda niimoodi. välja arvatud juhul, kui sa ei leia sealt nii-öelda workaround'i ja see workaround võibki olla, et sa teed võib-olla ise mingeid asju, sa teed meedia, sul on keegi palgal, kes teeb neid asju, teeb nii-öelda mitut mütsi kannab oma peas, on ju. et need asjad loomulikult on vaja läbi mõelda ja ega meie ka samamoodi, et me vaatame seda, et kas ma suudan sulle, kas me oleme üldse õige partner sulle, et kas me suudame sinu äri skaleerida, kas me suudame, kas see kulu, mis meie peale kulub, kas sa teenid selle tagasi. minu üks kõvemaid case study si sai eelmine sügis siis auhinnatud ka, kus tulemusturunduse auhindadel me tegime kliendile ühe projekti, mille agentuuri kulu ja meediakulu oli arv X, ütleme, ja klient teenis selle tagasi X korda 10. et samamoodi siis tulebki, see on see koht, kus tuleb mängu see hindamine, et kas see nii-öelda suur projekt on praegu teile õige projekt, võib-olla teile tuleb teha mingi väikesem projekt, kuidas seda lahendada niimoodi, et see make'iks teile sense'i. loomulikult vahepeal make ib sense'i ka see, et sa alles üritad turule ennast pressida ja ei olegi midagi teha ja sa pressidki turule ja ongi järgmised 2 aastat, kütadki miinust ja teedki reklaami, sest et sa teed praegu alles nii-öelda tarbijate peas endale ruumi selle brändiga. ja sa tead, et sa pead selle raha teenima kuskilt mujalt tagasi. et need on need äritasandil vestlused, mida tuleb agentuuriga pidada, sest ega meie ka ju ei taha agentuurina, meil ei ole pointi nagu võtta teid pardale, teha teile kampaania ära ja siis saada teada, et see ei olnud teie ärile õige asi ja te ei teeni sealt tagasi ja see miinus, mis te täna teenisite, ei ole ka põhjendatud. noh, kui ma ütlesin, et näiteks, et sa üritad turule pressida ja sa teadki, et sa pead nüüd mõnda aega tegema selles kategoorias miinust ja mujalt tagasi teenima.
et meie asi on ikkagi aidata teie äri edasi, on ju. ja nüüd tulles tagasi selle küsimuse juurde, et mis see nii-öelda balanss siis peaks olema, see oleneb täiesti, noh, ongi, kas seda näiteks loovlahendust kasutatakse hiljem mitu korda, et siis sa teenid selle nii-öelda korduste pealt tagasi jah, see, seda nimetatakse eelarvestrateegiaks ja see on omaette kunst ja töö. aitäh, vastused on pikad ja põhjalikud ja äge on kuulata. Annika küsib, et kas tänapäeval on mõtet publikus ehk audientsis siis sihtida ka täpsemalt huvide järgi või peaks võimalikult laiaks jätma näiteks asukoha või vanuse ja laskma siis metal ise levitada. ja ta toob välja, et eelarve on väike ja sihtgrupp teadlikum kultuuritarbija. Meie teatud nagu kitsendusi ikkagi paneme, aga me ei pane neid liiga palju, et kui me näiteks sihime ettevõtjaid on ju, et siis me ikkagi valime selle huvi, et tal võiks olla ettevõtluse suunas huvi ja loomulikult me arvestame ju sellega, et ega Meta ei ole ka nagu 100% ei saa oma inimestest aru, aga vähemalt me oleme andnud talle suuna, mis sorti inimesi me tahaksime. ja sul näitab ju see mõõdik ka vaata, et kui sa laod sinna nagu kitsendusi peale, hakkad seadistama, siis sul paremal ääres on see mõõdik, mis näitab, et mis su potentsiaalne inimesteni jõudmise arv on. et kui ta läheb sinna punasesse, et siis ei ole hästi, on ju, et ta pigem oleks seal, et sa saad aru, et sa ikkagi jõuad nagu teatud numbri inimesteni. aitäh. Sigri küsib, et milliseid tööriistu soovitad kasutada video loomiseks? Publik juba ise vastas ka erinevate jah. tööriistadega seal vestlusaknas, aga mida sina sellele vastaksid? no meil on kahte sorti, on ju, et mul tiimis on ikkagi professionaalne animaator ja videograaf, et tema kasutab After Effectsi ja kõike muud sellist möllu, on ju, aga sotsiaalmeedia spetsialist on öelnud, et tema üks lemmikuid, ma panen selle siia chati, on Beat.io, et on suhteliselt tublisti ai-ga seotud, suhteliselt tublisti suudab sinu tööd lihtsustada. väga hea, head katsetamist. pean ka ise üle vaatama puht huvi pärast. Ulvil oli selline küsimus, et kuidas sisuloojaks saada, kuidas sellega alustada? see on ka selline küsimus, millele ilmselt saab väga pikalt vastata, aga mismoodi sa sellele kokkuvõtvalt vastaksid? mm,. leia endale nišš ja siis hakka videoid tegema ja siis usu mind, sul tekib endal hasart, et sa tahad järgmise video saada järjest rohkem reach'i, järjest rohkem reach'i, järjest rohkem reach'i. väga hea. Heleni küsimus on, et kui ta sooviks rohkem sügavuti veel ennast nende asjadega kurssi viia, et siis milliseid koolitusi või veebilehti või muid muul kujul kohti sa selleks soovitaksid, et kust on kõige mõistlikum alustada või millest alustada? Ma vaatasin, et Andrus Kiisküla teeb vist mingi päris pika, kas 2-päevase koolituse või, et ma ise, mulle need kuupäevad ei sobinud. ma ei ole isegi kindel, et kas see on juba möödas või see on tulemas ja kes ta tegi e-poodidele, mulle tundus see nagu niisugune relevantne, kuhu ma isegi läheks. ja ausalt öeldes ma ei ole enam nagu kursis rohkemate koolitustega, et ma tean nagu inimesi, kes teevad hästi. endiselt soovitan Katrin Vilimaa koolitusi. ma arvan, et Sven Nuum teab ka, mis ta räägib. jah, ma arvan, et nemad on nagu need inimesed, keda ma olen ise kuulnud rääkimas ja tunduvad asjalikud. seo koolitus on ju, on Äripäeval väga hea. aitäh. Margit küsib, et kes võiks olla see nii-öelda õige eeskuju, keda vaadata või jälgida, kes aitaks nullist metaseadistamisega, näiteks ka reklaamide seadistamisega. et noh, siin võiks ju ka lihtsalt öelda, et see õige eeskuju võikski Jenny olla, aga tõenäoliselt on ka sul, Jenny, võimalik soovitada mingisuguseid nii-öelda maailma eeskujusid ka, kelle videosid sa näiteks oled näidanud, kelle puhul saaks seda rohkem nagu
aitamiseks nimetada läbi selle, et inimene ise õpib seda tegema, et muul juhul ma nimetaksin seda teenuse sisseostmiseks, mitte aitamiseks. ma selle koha peal ütlengi, et oleme natuke ettevaatlikud nende USA praktikatega, et võib-olla tee endale kõigepealt, võtagi Eesti nii-öelda koolitajad, et ma nimetasin siin Andrust, ma nimetasin Katrinit, et ikkagi küsi, osta neilt, kas ma ei tea, minu meelest Katrin Manassi müüs ka nii-öelda tunniseid konsultatsioone siis aga sellest tunnisest sa saad lihtsalt, noh, ta lendab peale, vaata selles mõttes ma lendan ka peale ja siis me hakkame rääkima ja siis ma saan aru, et sul tegelikult taustsüsteem nagu ei compute'i. ehk siis on mõistlik võtta ikkagi selline päevane kahene koolitus, see oli täpselt samamoodi nagu mina alustasin digiturunduses, et tol ajal oli Priit Kallaste, kes tegi väga palju koolitusi. Tegin endale lihtsalt, käisin tema kahepäevastel koolitustel, et saada üldse see baas selgeks, et nagu millest me räägime, mis on see sõnavara, mis on need loogikad ja siis, kui ma hakkasin praktiseerima, et kui sa siis jooksed nagu mingi corner case'i vastu, siis võta konsultatsiooni peale. ja, ja noh, minu enda viga oli tol ajal see, et ma läksingi kohe nende nii-öelda ka USA nii-öelda koolitajate radade pidi ja lõpuks ma sain aru, et neid asju ei ole võimalik päris täpselt niimoodi Eesti turul rakendada. nii et ma arvan, need nagu koolitajad, kes tänaseks on juba teinud filtri nii-öelda maailma praktikatest Eesti konteksti, toimivad hästi, aga loomulikult, kui sa oled täna juba visatud nii-öelda vette ja pead hakkama kohe nagu mitmel turul reklaame tegema, et siis Metas on John Loomer. Google'i osas ma praegu jään vastuse võlgu. eks see ilmselt natukene sõltub ka sellest, millist inspiratsiooni või eeskuju keegi vajab, eks ole, et mõnel inimesel piisab sellest väga sellisest, kuidas öelda, neutraalsest, et mitte öelda tuimast nõust, mida on lihtne nagu tal vastu võtta ja teine inimene vajab inspiratsiooniks siis mingisugust sellist energiat ja võib-olla isegi ülevoolavat sellist kommunikatsiooni, mis aitaks siis mingisuguseid asju ellu viia, on ju. et selles mõttes võib-olla kellelgi lihtsalt on vaja teistsugust energiat ja seda energiat ei pruugi nii lihtsasti olla meie kohalike koolitajate seast kätte saada, on ju. ja vabalt. Et selles mõttes seal igaüks peab endale leidma oma, aga neid inimesi, kes nendest asjadest räägivad ja kes koolitavad, neid meil tõesti ikkagi on mõningaid, mõni koolitab lihtsalt teiselt poolt lompi ja mõni koolitab kuskil ülikoolis või koolituskeskuses vaikse halli hiirekesena, aga tegelikult omab ka väga palju kogemust, et eks tasub küsida võib-olla nende inimeste kogemust, kelle puhul on kõrvalt näha, et nad on selle teemaga tegelenud ja kuskilt saanud mingit tuge ja abi, et meil on neid inimesi, kellel on seda teadmist ikkagi omajagu, aga mõned neist paistavad rohkem silma ja mõned neist ei taha üldse silma paista. Küsimusi tuleb vahepeal ka sisse, tõmban nende osas ka kohe järje peale, aga mida ma enne tahtsin öelda, on see, et mulle väga nagu meeldis see ma suhestun selle põhimõttega, et ükskõik, mis teenust sa siis ettevõttele pakud ja kui sa ka ettevõtjana sisse ostad, siis seal peab olema see komponent selgelt eristuv või välja tulev, et seal luuakse ühiselt seda väärtust, mis aitab ettevõttel kasvada või skaleeruda. et ainult sellisel juhul on mõtet üldse koostööd teha siis ükskõik millise teenusepakkujaga, agentuuriga, kes sulle seda probleemi aitab lahendada selle levikuga, mitte lihtsalt müüa teenust, et see on hästi oluline nii teenusepakkuja kui teenuse ostjana pidada kogu aeg silmas ja seda ma jah, rõhutaks isegi üle, et Jenny, sa enne seda nagu mainisid, aga minu arust see on üks kõige olulisemaid komponente, mida tuleks nii kliendina kui teenusepakkujana silmas pidada. ma veel rõhutan üle siin, et noh, meie oleme performance marketing agentuur ehk siis me põhimõtteliselt, kui ma vahel selgitan turundust nagu jalgpalli, et sul on nagu tagaliinimängijad, sul on eesliinimängijad, eesliinimängijad lükkavad selle palli väravasse, toovad sulle selle müügi ära, eesliinimängijad on performance marketing, ongi Google'i reklaamid, metareklaamid klassikaliselt. nii, ja siis meil on tagaliinimängijad peavad selle palli taga
otsast, väljaku otsast tooma eesliini mängijateni. Tagaliini mängijad on PR ja bränd marketing. nüüd näiteks kui minult ostetakse ka teenust, et Jenny aitab meil minna välisturule, siis ma ütlen, et jaa, aga ma ei saa seda teha üksinda, mul on vaja, et keegi valmistab selle turu enne ette, mul on vaja bränd marketingi, mul on vaja, et keegi toob selle palli tagaliinist minuni, sest et lennata kohe peale inimesele, et näed, hakkame nüüd ostma. Turg ei ole valmis, inimesed ei ole valmis, tarbija ei ole valmis, et see on alati kombinatsioon ja see on ka nagu need on need nii-öelda riskid, mida ma oma klientidel ka alati kommunikeerin, et esiteks, mida me lähme üldse selle kampaaniaga tegema, kas me lähme turgu testima, mis on need eesmärgid, mis on üldse nagu saavutatavad, on ju, smart eesmärgid, mis on üldse realistlikud eesmärgid, et kas me lähmegi lihtsalt nagu teada saama, et kas meie toote jaoks on turg valmis või me üritame ikkagi kohe müüki teha. kui me üritame kohe müüki teha, siis ma ei saa seda teha üksinda, mul on oma domeen, mida ma teen, aga teil on vaja, et kas te in-house või partneritega teete sinna juurde PR-i, et te teete bränd marketingi, mis tõstab seda brändi tuntust ja brändi usaldusväärsust, et mille najalt üldse nagu meie kui need ründajad saavad selle palli väravasse lüüa ja kõige eeldus veel seal enne seda on see, et sul on müügistrateegia paigas, sa tead, kui palju, mis toodet sa pead müüma, et mingit soovitud käivet saavutada. jällegi turundajad on turundusstrateegid, müügistrateegid on müüjad. et meie kõige parem kombinatsioon ongi siis, kui ma saan nii-öelda müügijuhiga otse rääkida, mida sa tahad saavutada, sest minu eesmärk on sind teenindada. Marko küsib, et kas sa oled oma tööd ka tehisaru abil automatiseerinud ja toob näiteks, et tehisaru vorbib ise reklaame ja sina puhkad. eks sellest ei noh, see on, ma arvan, et loomulik osa juba, et meil ongi ju kasvõi see Viit.io on nii palju osa sellest on nagu juba ai-ga automatiseeritud siis research'i me teeme tihti ka ai-ga. aga mis on selle nii-öelda ai ja inimese koostöö täna, on see, et loovjuhid ei ole kuhugi kadumas, kui sa teed ka in-house, siis sinu asi on olla loovjuht ehk siis anda ai-le ette nii-öelda raamid, mille sees materjali luua. sa pead ikkagi tundma seda inimese psühholoogiat, et mida sa tahad. meie täna ikka kasutame jah, nagu loovlahenduste sees ai genereeritud elemente ja siis Photoshop ime ja Illustratoriga koos nagu disainime sinna peale. 100% ainult ai generated reklaame me ei ole veel teinud. ja ausalt öeldes praegu on jällegi tarbijatel selline nagu vastuvoolu ujumine psühholoogias, et reklaamid, mis on päriselt fotokaga pildistatud päris inimestest, perform ivad paremini kui isegi nii-öelda disainitud ja kokku lõigatud reklaamid, veel enam mingid ai genereeritud reklaamid. inimese ajul on ikkagi see filter on nii tugev, et mingil põhjusel me päriselt näeme näiteks Google'i display reklaamides, et päris fotod toovad paremaid tulemusi ehk sihuke kriitikameel on tarbijatel ja kui sa suudad sellest kriitikameelest mööda minna ai genereeritud niimoodi, et ööga on kõik valmis, siis sa oled väga super. täna meil on ikkagi kombinatsioon. Angeelika küsib, et kas sa võiksid teha ka sellise metakoolituse, kus praktika ja videoõpe jääks alles, sest muu töö kõrvalt ei jõua alati kõike kuuldut, ilmselt ta peab siis silmas täna kuuldut, läbi teha ja tema soov on päriselt saada juhendit, mitte ainult teooriat ja siis ka alustajatega arvestamist. Mis sa selle kohta oskad kosta? ma olen vahel mõelnud teha selliseid nagu väikese grupi ma ei tea, workshop'e või? see on jäänud mõttetasandile, aga noh, kui sa nüüd ütled, et selle vastu oleks huvi, siis võib-olla sügisel või augustis võiks täitsa teha just selline, et ongi, käime teooria läbi ja siis ongi väike selekteeritud arv inimesi, kes saavad siis kohe hakata rakendama ja siis mina või võib-olla mina pluss veel mu näiteks digimeediaspetsialist, me saame samal ajal kohe vastata küsimustele ja siis mentordada.
see mõte on huvitav, jah. Ma isegi selle nädala tehisaruga veebilehtede ehitamise koolituse najal ütleksin, et see, et inimesed saavad reaalselt kohe mingisuguse kava, päevakava alusel kohe sinu juhendamisel mingisuguseid asju ära teha, et selline formaat esiteks õigustab inimeste jaoks mingisugust esmast investeeringut, et osta sellisesse töötuppa endale piletit ja garanteerib ka mingisugused tulemused. Et meil on ju hästi palju selliseid koolitusi, kus on siis noh, nii-öelda väljakutsed või mis iganes mm. formaadid, kus keegi kuskil õpetab, aga sina oled ikkagi üksinda oma arvuti taga ja võid järje ära Mm. kaotada ja siis Mm. ei saa ka midagi tehtud ja seal pole vahet, kas see on tasuline või tasuta. Et kui sa ikkagi tulemust sellega ei saavuta, kui sa ei astu ühtegi sammu edasi, siis on see ju ikkagi noh, kurb, on ju. Ja selles kontekstis on äge, kui on võimalik niimoodi teha, et sul on see mentor ikkagi päriselt ka käepärast ja mentor saab ka käepärast olla üle videosilla, aga, Mm. aga see eeldab seda, et need grupid on väikesed ja nendel Ja. inimestel on päriselt valmidus ja soov hakata mingisuguseid samme astuma selleks, et oma ettevõtte kasvu panustada läbi selliste tegevuste, mis puudutab kas või näiteks praegu metakampaaniaid, on ju. Mm. Kerli-Helen küsib, et kas reklaamiseadistamil on oluline valida ka kindel päevade arv, kui kaua seda reklaami jooksutada, või peab lähtuma nägijate eeldatavast arvust, et saada müüki? Seal on kaks erinevat suunda, on ju. Üks asi on, ma rääkisin, et me teeme always on reklaami ehk siis paned päeva eelarvedega tiksuma ja siis noh, kui sa enda nii-öelda südamerahuks võid panna sinna tähtaja aasta lõppu või mis iganes sulle sobib, on ju. ja teine asi on see, et enamasti, kui meil on erikampaaniad, siis sellel kampaanial on mingi algus ja lõpp, et millal see kampaania algab ja millal see kampaania lõpeb. kui see algab 1. juuni ja lõpeb 31. juuli, siis need ongi nii-öelda algus ja lõpp. aitäh! Helen ütleb, või küsib, et eelnevalt oli sarnane küsimus, et piksel aeg-ajalt lõpetab töö ja ei saagi aru, miks. kõik on Mhm. õigesti ühendatud, aga tegevusi ei loeta. et kust Mhm. sellisele murele abi üldse saada? see on see, millest ma alustasin tracking us, et tracking läheb katki ja see, siin ei ole midagi teha. miks tracking läheb katki? sellepärast, et sinu veeb on elav ja hingav. Te teete seal kogu aeg uuendusi, te teete seal kogu aeg muudatusi. ka see WordPress või mille iganes peale sa selle oled teinud, seal on ka update'id. ehk siis see, kuidas sa hakkad infot välja saatma, muutub ja siis ei saa teine pool kätte. ja teine pool on see, et meta on ka elav ja hingav, tema ka muutub ja mingil põhjusel, mingil hetkel võib jällegi see andmevahetus minna katki. ehk siis see on osa sinu tänasest reaalsusest, et sa pead kontrollima, kas Tag Manager töötab, kas Metapixel töötab ja kui ei tööta, siis tuleb hakata auditeerima, kus on auk ja teha korda. Siiri küsib, et kumb leviku mõttes paremini töötab, et kas story või reels ja siis sinna juurde lisab veel küsimuse, et mis päeviti ja mis kell sa soovitad neid üldse postitada? ja täna ei ole küll nii-öelda orgaanilise turunduse fookus, aga ma vastan sellele küsimusele ikkagi. su story'd jõuavad ainult nende inimesteni, kes sind täna jälgivad ja Reelsid jõuavad suvaliste inimesteni. ehk siis seal on kaks väga erinevat funktsionaalsust ja mis päeviti, seal ei ole nagu nii väga vahet, et me sellest ajastust oleme natukene möödas, kus me üritame nii tohutult õigel ajal postitada, kirjutada hullult ägedat postitust ja siis loota, et see levib, et pigem ongi Reelside puhul sa võid saada väga head levikut. sul peab lihtsalt väga hea klipp olema, väga hea hukk olema ja siis inimesed hakkavad, kui ühed inimesed jäävad nii-öelda testgrupp jääb seda vaatama, siis Meta vaatab, see materjal töötab hästi, järelikult ma näitan veel teistele inimestele veel. et ma arvan, et selle koha peal ma räägin teile selle loogika ära, et kuidas erinevad platvormid töötavad. me elame ajastus, kus kõik need platvormid võistlevad üksteisega, sellepärast et kõik tahavad hoida võimalikult palju hästi aktiivseid inimesi enda platvormil, sest mida rohkem nende platvormil on aktiivseid inimesi, kes fännavad seda platvormi, on see siis Instagram, TikTok või Youtube, siis
seda enam on neil reklaamiostjatele pakkuda head väärtust. kui kõik inimesed läheksid Instagramist ära nüüd TikTok'i, siis sina ju turundajana ei osta enam Instagrami reklaame ka, sest sinu jälgijaid, sinu nagu potentsiaalset audience'i ei ole seal enam. ehk siis kui sa teed orgaanilist turundust, siis mõtle kogu aeg selle peale, kuidas ma saan aidata sellel kanalil olla veel kvaliteetsema sisu pakkuja. kui sina aitad sellel kanalil saavutada tema eesmärke, olla võimalikult engageive, olla võimalikult kaasahaarav, hoida inimesi võimalikult kaua seal kanalil, siis tema vastutasuks näitab sinu videot rohkem. Katrin küsib, et millal ja kui tihti teha retargeting kampaaniaid? no need võiksid ka samamoodi always on joosta. et see ei ole selline lülitan sisse, lülitan välja teema. või siis, kui sul on erikampaania on ju, siis enne seda sa pead tekitama seal veebis piisavalt palju liiklust, et sa saaksid retargeting kampaania sisse lülitada, et tal oleks üldse inimesi, kes seal veebis enne on käinud. Siiri küsib, et milliseid tehisaru tööriistu sa üldse kasutad? ma saan tema küsimusest aru, et see on laiem. Et kuna minu töö on natukene teistsugune, minu töö ongi juhtida tiimi ja tõlkida nii-öelda ärieesmärgid edasi siis selleks kampaaniaks, mida on vaja teha, et turunduses tulemusi saavutada, siis võib-olla minu need ai tööriistad ei vasta päris sellele, mida sa ootad, aga noh, ma kasutan näiteks Notionit, mis on väga tugevalt ai-ga implementeeritud omavahel. Loomulikult kogu research ja küsimused, mis mul day-to-day tekivad on ChatGPT, kõik meie muud töövahendid, tööriistad. Nad oleks ammu juba välja surnud, kui nad ei oleks implementeerinud ai-d, on see siis Slack, on see siis Google Workspace, issand jumal, noh, põhimõtteliselt ma ei tea täna adekvaatset töövahendit, mis ei oleks ai-d juba integreerinud endale. ja siis loomulikult minu Google'i ja Meta spetsialistidel on oma tööriistad, mis aitavad optimeerida paremini. Mõtlen, mis veel tuleb. Ma arvan, et Adobe tööriistad on endale integreerinud ai-d, disainer kindlasti kasutab, copywriter kasutab tõenäoliselt nii-öelda ka klassikalist ChatGPT-d selleks, et research'i teha, selleks, et ideid genereerida. et sellist võluvitsa me täna ei kasuta, et vajutasin öösel nuppu ja siis hommikuks olid kampaaniad laivis. sellist võluvitsa hetkel ei ole, et me oleme ikkagi, kasutame tööriistu enda pikendusena ja töö kiirendamiseks, aga mõtlemine on ikkagi meie teha. Katrin küsib, et kui palju erinevaid loovlahendusi peaks ühes kampaanias testima ja kui pikalt neid jooksutada, et aru saada, mis toimib? no mina soovitan sulle panna ühte kampaaniasse selline 3 minimaalselt, pane 5, jumala hästi. ja oluline siis, et sa paned kõik samal ajal laivi, sest et kui sa paned näiteks 2 tükki enne, 3 tükki hiljem, siis need 2 esimest on saanud juba mootoris nii palju datat külge, et Meta ei hakka sul kunagi neid hiljem lisatud reklaame rohkem näitama, sest et Meta kogu aeg valib selle järgi, et milline reklaam on saanud rohkem positiivset datat ja kui sa paned erineval ajal laivi, siis sa ei võrdle ausatel alustel. ja minimaalselt siis 2 nädalat ja arvesta nüüd sellega ka, et kui sa vaatad sealt konversioone ehk müüke või add to cart'e, et siis tulemusi sellest hetkest, kui sa vajutad paus või stopp, siis meil on ka selline asi nagu atributsiooniaken ehk siis meie oma kampaania tulemusi raporteerime alati ka 10 päeva hiljem pärast kampaania lõppu. et kõik need ostud, mis sealt hakkavad toimuma veel, need siis atributeeritakse õigele kanalile tagasi, ehk siis kes on nii-öelda heas mõttes süüdi selles, et see klient tuli. et atributsiooniaken, attribution window on kindlasti asi, mida tasub teil endale ka selgeks teha ja uurida. Helen küsib, et kas sul on olnud kokkupuuted häkitud reklaamikontodega,
kus läbi küpsiste sisse tullakse ka vaatamata kaheastmelise autentimise, konto avamine ja reklaamide kuvamise blokeeringu mahasaamine võtab aega kuid. mida sa oled oma klientidega teinud või kuidas lahendanud selliseid olukordi? mul on olnud üks häkingu kogemus ja seal ei olnud kaheastmelist autentimist peal. nagu kliendi poolel on alati see, et tegelikult agentuur võiks teile teha ka iga natukese aja tagant turvalisuse koolituse ja siis teil võiks olla kokku lepitud ka sellised turvalisuse best practice'id, et näiteks iga 3 kuu tagant panete suure meili teele kõigile, et nüüd on aeg kõikidel oma paroole muuta. et see on nagu nii-öelda ennetamine ja kuidas see reklaamikonto lahti saada, see ongi väga pikk protsess, seal ei ole ka samamoodi ühtegi nagu võluvitsa, kuidas seda uuesti lahti saada. Lähedki mööda Facebooki support'i. Üldiselt on ju, kui sinu ad account on nagu täitsa plokis ja sa ei saa support'ile ligi, siis läbi kellegi, ma ei tea, agentuuri account'i support'i saada. põhimõtteliselt sa pead jah, selle reklaamikonto support'i kaudu võid hakata vaikselt saama ligi sellele. et aga see on üks kehva seis ja kui niimoodi peaks juhtuma, siis tuleb lihtsalt alternatiivne konto teha selleks ajaks, et eluga ja kampaaniatega edasi minna. ja noh, me kõik elame siin, äririske on igal pool, neid ei ole võimalik kunagi 100%-liselt maandada. samamoodi ka su mailbox on äririsk, on ju, et ükskord kunagi häkib ära ja siis nõuab lunaraha ja nii ongi. et nendest ei pääse, me suudame parimate praktikatega maandada riske maksimaalselt ja need on ka nii-öelda sisekoolitused, mida te võiksite endale tellida. aga nullriskiga ei ole äri olemas, sest et äri eesmärk ongi see, et sa võtad suuri riske ja siis sul on suured tagasiteenimise võimalused. Margiti küsimus on siin kaheastmelise autentimisega seotud ja ta küsib, et kas ärikontodele on seda ka võimalik seadistada. Brit rõhutab, et kindlasti peab see kaheastmeline autentimine igal pool olema sisse lülitatud, aga Margit kirjeldab, et ta ei ole ärikontol sellist võimalust leidnud, et oskad sa seda kuidagi kommenteerida? ma arvan, et seal on võib-olla mingi tehniline möödarääkimine ka, et meil on ka kindlasti noh, kõik inimesed, kes sisse logivad business manager'i, neil on ikkagi kaheastmeline peal, aga see on ikkagi inimene, kes sisse logib, on ju. et vaadake üle, nende kohta on juhendid olemas. siin see on mõistlik teha nagu ekraani jagamisega, et kui ei leia seda üles, kui siin niimoodi sõnaliselt vastata. hästi, küsimused on põhimõtteliselt otsa saanud. Oodatakse koolitust, selle korraldame ära, Jenny, on ju, mitte nüüd enam suvel, aga pärast suve teeme siis ühe sisulise koolituse veel. ja ma arvan, et siis me võime hakata siin otsi kokku tõmbama, kui sul on veel, Jenny, midagi olulist, mida sa tahaksid siia nii-öelda wrap-up imiseks või paela ümbertõmbamiseks veel öelda inimestele, mis jääks mõnusalt õhku, siis sa võid seda teha, aga muul juhul ma arvan, me saame minna lõunale. ma arvan, et minu sõnumid Eesti turundajatele saidki Meta suunas selle 5 punktiga öeldud, et need on need nii-öelda vead, mida ma märkan, need on need nii-öelda murekohad, mida ma saan aidata teil ära hoida. nii et kui Tõnis teiega jagab pärast seda presentatsiooni, siis lugege, seedige ja kui teil tekib küsimusi, siis te võite mulle alati kirjutada DM-i või meilile. nii et järgmise kohtumiseni ma loodan siis. aitäh sulle, et sa tulid meie publikut siia harima täna, Jenny, ma olen väga tänulik selle eest ja ma olen väga tänulik ka sellele seltskonnale, kes tuli küsimusi küsima, kuulama ja eelkõige neid täna saadud teadmisi siis ka ellu viima, neid rakendama. soovin selles edu ja järgmiste kohtumisteni. aitäh sulle, Tõnis. ilusat päeva!